hirmus suureks üllatus, mitte kuskilt ei ole seda kirjutatud, see, mida Juta ja Astrid on läbi teinud. Mitte kuskil ei ole seda, noh, ütleme nüüd see, mida ma kunagi hääldada ei oska, see Ratšihinski. Mis asja? Ratšihinski, kus nemad seal taga seda Kaug-Idasse, kuda nad sinna läksid. Seda linna nime ei ole isegi Entsüklopeedias. Ei ole. Selgeks ma ei saa seda nime. Aga nüüd võib-olla on ta teine nimi. Ei ole ikka. Ikka sama, jah? No jah, ega ei ole. Ja vaat seda, et seda on vaja valgustada selle järgnevate põlvede. Mitte kuskil kellegi seda ei ole. Ja noh, kui see hakkab mõtlema nii, ketramad ühed ja samad, aga sellest on vaja rääkida. Noh nii, siis on siin teine kena pedagoog, kes täiesti kogu aeg lapsi utsitanud, aga muidugi ta ei ole selle, ma tean, minu jah, no tema tütart õpetanud. Ja, aga ei ole keegi teadnud siis, mina midagi teadsin tausta, aga noh, lapsed tead ammu ilma. Aga 41. aastast õde on rääkinud, aga igaüks näbise pilguga, olgu ta nii vana kui tahes ja on tal, noh, ma ütleks, et palju vanus loeb. Ka see, kui palju sa keelt oskad ennem. Et sa kohe saad asjale pihta, mis seal on. Ja siis ta mängis kitarri ja laulis, kuidas me siis sinna uute majja läheme. Ei olnud üldse sugugi nii, et noh, et mõtle, kui traagika see oli nii, noh, uute majja läheb. Siin on see Siberi küla. Ja see on Siberi küla, jah. Ja see on see vana maja, kus me elasime ja vaat see korsten on nagu pool niidirulli või niisugust, vaata niimoodi. Ja see talvel oli lund nii palju seal, et meie lapsed sealt katusse pealt lasime nende latokkide peal. Latok oli puust sõukene välja tahutud üks tükk, natuke teravam ots. Sinna pandi lehma sõntsita peale, vanati veega üle, nii libe oli, teate, niisugune kelk oli ja sellega siit maja pealt lasime alla, nii lõbus oli, mitte mingisugust traagikat ei olnud, kui päris ütelda selle elu. Sellepärast, et mina olin, kui ma 2,5 aastane, kui mind sinna viidi, aga neid aastaid ma üldse ei mäleta ja ma olen kooliski rääkinud, et kuidas ikka mindi ja mismoodi oli ja kui oli see rong jäi seisma, siis mina olin ütlenud, et mina tahan veel sõita. No vaat see ongi. Ja siis, vaatame, siin ees oli sul see teine maja. Jah, aga ees on, näevad. Selle te ehitasid, seda ise. Ja seda jah, siis ja mina olin siis, mis ma olin, 13-14 siis juba. Ja see oli nüüd veel need ehitusmaterjalid sealt, aga elasime enne selles muldonni. Või ta oli niisugune, seinad olid palkidest, aga katus oli siis, muld oli peal, laudade peal. Ja talvel siis lasime me sealt selle ei olnudki kelku, aga selle latok oli nagu see tükk, mida me ehitasime ja selle pealt sõitsime. Nii lõbus oli, mitte mingisugust häda ei olnud, vähemalt minu jaoks. Ja kui vana sa olid kohe? Siis, kui oli 2,5 aastane, see oli siis, kui kooli läksin, ma läksin 8 aastaselt, sellepärast, et 2 õde oli vaja koolitada, nad käisid 40 kilomeetrit eemal. Tähendab, siis meie kohal 7 klassi oli, aga edasi läksid siis keskkooli hoopis rajoonikeskusse 40 kilomeetrit eemale. Käisid jalgsi sealt, tulid kooli vahel 40 kilomeetrit. Kui meil on vaja 4 käia, siis me siin väga imestame, et mõtle kui kaugel. Jah, ja mingisugust jah. Vaat jah. Juba siis ma olin 13-14, et peaks lehmi lüpsma või seda lehma ja see lehm astus sinna mul pangi kohe, kui esimese väikse, nii kui natukene proovisin lüpsta rohkem, ma sinna muidugi lüpsma ei läinud ja niimoodi. Aga koolis, mida mina nüüd olen, meie klassis oli 8 rahvusest õpilasi. Ja me saime nii toredasti läbi oma vahel. Meil oli Läti, Leedu ja eestlased, meil oli valgevenelane, meil oli 2 sakslast, muidugi venelased ka ja
kasahheid ja tatarid kindlasti ka. jah, vist oli üks tatar, ühesõnaga 8 rahvusest oli, väga saime hästi läbi ja kui kooli lõpetasime, siis ma mäletan, mina olin seal juba, ma ei tea, mitu aastat juba olin klassi vanem, ikka vaat niisugust organiseerimist ilmselt siis on ema poolt on, ema oli ka niisugune korraldaja ja tegija. Ja kodus pidime muidugi, väga palju oli vaja, vett ei olnud, joogivett oli vaja, mingisugust 5 kopikat maksis see pang ja kaugelt oli vaja kanda, ma ei oska ütelda, 100 meetrit võib-olla eemal või niimoodi ja loomi oli vaja talitada ja abistada ja süüa teha ja nii, et kerge ei olnud, nii et me olime kogu aeg rakkes, nii et mingisugust sellist suurt pidutsemist ei olnud, aga peod olid muidugi olemas, või olid need valimised, kas oli venelastel mingisugune pasha või mingi pidu, oli jälle klubis tantsimine, vahest oli nii ja tantsisime lubjaking nendes viltides, mitu paari neid viltis kulusid ära ainult sellest tantsimisega. Ja juba keeld oli sellest, aga siis igal juhul see, vaat oli üks lätlane vist mängis seda akordioni ja tohutud peod olid jälle siis oli tantsupidu ja jälle oli mingisugune sündmus, vaat niimoodi, nii et minul ei ole jäänud seda, sellest niisugust, seda, et ma mäletan, et niisugust hirmsat nälga ei mäleta, et üldse, et kõht oleks hirmsasti tühi, aga seda mäletan, et nõgestest oli suppi kogu aeg tegime ja lõpuks oli nii, et nõgeseid lihtsalt ei jätkunud. Need terved nõgese varred, mitte lehed, aga varred, vaat siis hakkas mul, vaat see on mul meelde jäänud, pikad nagu torud, need ka vanged olid sellised ja seal siis selle nagu lõkke moodi tehti, et kus siis sai seda suppi keeta, 3 kartulilipsu oli sees ja nii, vaat, aga mina olin kõige väiksem, minul ikkagi süüa anti. Vaat selles mõttes on mul, et mul ei ole seda tohutut sukest kibestumist ja ma ei mäleta enam niisugust hirmsat nälga ega või niisugust. Läksime ühe tüdrukuga, mina siin olin 8. ja see koha peal oli ainult 7 klassi, läksin 7. ja temaga. Ja aga meie vene keelt ei osanud, vaatamata sellele, et mul vene keel oli kogu aeg 5 siin. Aga seal ma kuulasin, kuidas õpetaja üldse räägib, suu ammuli, ma ei saanud aru mitte midagi. Ja siis ja muidugi pidime hakkama vastama. See on 49, jah? 49, jah. Aga mina kohe ütleme sündimisse. Ja, siis oli kergem, jah. Ja meil oli seda, et tule vastama. Jah, ei oska vastata, sain aru küll, aga rääkida ei oska. Hea küll, istu. Üks päev niimoodi, teine päev niimoodi, aga 3. päev või hiljem tuli direktor, siuke sõjaveteran, puhvaika seljas, lubjapildid jalas. Kuidas aru said, karud pannakse tantsima, sina ei oska vene keelt rääkida. Räägi siis oma keeles. Hakka sa rääkima võõras oma keeles selle klassi ees. Ei julge. Ja lõpus, kui siis ütlesid paar sõna, tead see klass pani siis ha-ha-ha-ha-ha, kõik naljakas, nalja pakub. Ja seda siis teist korda veel üritasime ja siis ütlesid, hea küll, mine seisa nii kaua nurgas siis, kui sa vene keel selgeks saad. Nii et ma olen Venemaal nurgas ka seisnud, ja mul oli see keel juba nii selge ja kui olime juba lõpuklassi, juba seal 10. klassis, mina, nagu ikka, küll me ka tegime maha ja ma ikka olen rääkinud, et spikerdad ja vist ees istus mul pingin, või tähendab klassikaaslane, poiss venelane. Ja nii tohutult palju tegi vigu ja kui klassis oli kirjand, tema kirjutas selle mustandi ära, pistis niimoodi ja selja taha ja mina parandasin temal mina selle venelasel parandasin need vead kõik ära, tema pliiatsiga, tema siis kirjutas selle uuesti, aga kui füüsika oli, siis vastupidi. Ja joonestamist ja ma mäletan, et vaata seda joonestamist ei oska, ma ei joonistada ega joonestada ja see oli minu jaoks niisugune vist, et seda näidati mingisugune, võeti detaili, ütlesid, vaat sellest tehke see joonis.
Ma oskas õmmelda ja õmbles nendele venerastele ja selle eest siis sai siis piima mõne, kas poole liitrise, aga selle poole liitrise andis lusikaga, 4 lusikat piima saime igaüks siis sellel, kus siis, ja siis naerit ja ma ei tea, kaalikaid ja missuguseid, ja juurvilja seal sai selle eest ja kõik riided ema vahetas ära, mis nad kaasa võtsid seal, seelikud ja kleidid ja ema võttis veel rasva kaasa ja mingisuguse potiga, et oli ja nii palju vaat ikka keeleoskus on igal pool väga oluline, oli venelased, kes küüditasid ja oli ütlenud, et võtke kaasa, mis teil on, tähendab, kus süüa ja singeri õmblusmasina, jalaga singri masina, viisime kaasa, tähendab ema võttis kaasa ja sellega siis ema seal siis õmbles ja tänu sellele me seal ellu jäime ja aitasime veel need teistele siis ka ikka jalad alla saada. Elasime Siberis, see on Tomski oblast, Tšainski rajoon ja küla oli Kolominski ja Griivi. See Griivi on mäeahelikud või niimoodi need pikk niisugune ja pika, nagu väga pikk mägi, ütleme niimoodi, Griivi, vahepeal ei ole, see ei ole mitte üks, aga siis metsa ja siis 57. aastal ja siis sain sinna Tartus sisse selle vene filoloogiasse ja nii mu elu siis on läinud. Palju teid lapsi oli siis? No 3, me 3 õde jah. Isa, ema ja 3 õde ja siis veel need teise perelapsed ja veel selle veel ühe perelapsed natukest aega olid. Ja tuli klassi ja ütles, et Stalin suri ära ja hakkas võtma niimoodi mööda neid kütmi juhtu. No aga miks mina nutsin? Sellepärast, et meil oli kõik kokku sinna ja muusika mängis, meil ei olnud ju raadiodega midagi plärakassi, muidugi mängis. Kõik nutavad ja see muusika on mul meeles, et siis ma nutsin. No ja see on hea öelda, eks ole, et mina ka nutsin, kus Stalin suri. Mina võtsin küll kõige jõuga naeru tagasi. Aga meil oli nii hea meel, et vaba päev oli, kui see matus oli, siis oli niisugune pidu, et ei olnud kooli vaja minna. Jumal tänatud, üks päev oli jälle vaba. Aga vaata, kes oskab vene keeles ära selle tõlkida. No vaat selle just tahaks teha. Mis asi? Raitšihisk. Saad oma tassi ka? Mitte midagi teida. See on mõni perekonna nime. Saab, miks ei saa? Mõtelge, venelased. Ei. No raits, mis asi on raits? Ei olegi mitte. Rai on paradiis. Mis asi on rai? Rai on paradiis. Paradiisaed või? Võt. No aga vast peaks olema. Kas nüüd kõigil on või? Mis seal on? Jutal ei ole. Kus jutt asja on? Tuleb. Aga kuivatust meil ei ole, nii et kui sa oled, siis tule märjast. Ma sõitsin poisile lähemale. Kas paradiisaiake või midagi sellist? Ei tea, ja rai. Ei oska ütelda, jah, see on... No rai See on lihtsalt üks... No see võib mõne perekonna nime järgi lihtsalt olla. Mõne kas kunstnik või mingi tuntud nimi lihtsalt. Et mis teil seal viga oli, et teil oli seal nii lõbus olla, aga meil oli siin, me kartsime kogu aeg, meil ei olnud süüa, meil ei olnud midagi. No see oli küll õigus, et me enam ei kartnud midagi. Põhukott oli ikka oma külje all. Aga üks asi oli ju sellest näiteks, nagu mina ütlen ka, mina olin emaga. Isa oli arreteeritud ühesõnaga 25+5. Kui üks viimane suudest tuli ikkagi, või esimene ja viimane tuli ikka minu suhu ju. Ja kui 2 kuud oli seda sõitu, siis ta ütles, oli naige ja täitsa mind veeti nii kui puul laipa, et ikkagi elu on sees veel, et mitte, et paljusid oli niimoodi, et rong peatati, kes suri ära, see tõsteti siis rongist maha ja seal toovad õde näited, et laps suri ära, ütles, et mitte mingisugust lihtsalt, et pange sinna pingi peale ja sind viiakse edasi. Vaat see on traagika, vaat siis sa mõtled, et eks ole see.
jubedaid ja ma ei tea, kes see rääkis, ega ma ei mäleta kuskil, aga et 80-aastane mees viidi ka, et oli pere, oli vaja välja viia ja ta jalgu alla ei saanud ja viidi raamiga sinna rongi peale. Raamiga viidi. Noh, aga ilme vanaema ka just täpselt ju. Ja kusagil pandi maha, ei teagi, kus kohas haud on ju. Täpselt sama oli ka Kolgajanist, kui ema viidi. Nimekiri oli olemas. Arv oli selline, see arv pidi olema. Ja võeti ka kõrval külast. No ta oli, me olime nagu taganurgas või eesnurga. Seal jäi üks vana mammi, kes oli täielikult lamaja. Ja topiti autosse ja enne Jõgeva raudteejaama oli see naine surnud. No vähemalt ei kodumaa pinda. Jah. Ja samas ema rääkis veel, et kui ta 49 märtsis viidi, siis Jõgeva raudteejaamas oli olnud pikk mees, must nahk mantel seljas ja piits käes. Ja kus kohast oli olnud üks noor naine väikse lapsega, et kui saaks natukenegi lapsele vett. Rong seisis juba mitu tundi seal Jõgeva raudteejaamas ja te olete kõik vanemad naised, teate, kus oli Jõgeval vanasti sünnitushaigla raudtee ääres. Ükskõik, naevi. Ja kes teab, see teab. Ja seal oli siis kaev, kust käidi vett toomas. Ja siis see noor naine palus ka, et kas ma võin minna tuua vett lapsele. Ja see pika mantliga mees, piits käes, muidugi piits punutud veel patsi niimoodi ja pani muidugi siis naisele üle torja, et sa siit ei lähe mitte kuskile. Emas oli 2000 ja tema nägi ära, nüüd juba uue Eesti jälle, isa kahjuks seda ei näinud. Muidugi isa pani mind vene kooli, et saaksin 2 keelt selgeks. Selles suhtes ma olen tänulik, et ma sain 2 keelt. Ja peale seda siis isa ei lubanud kunagi mulle öelda, et venelane on halb, sest see venelane, kes elab Venemaal ja siiamaani, ta annab tõesti endast kõik ära, aga see, kes siia on tulnud, kes ei viitsi midagi teha ja nagu tänapäeva need noored on, see naši, mida teab, oletame 20-25 aastane, mida ta teab sõjast, sellest poliitikast. Ma tunnistan, et ega mina ka sellest poliitikast mitte midagi ei jaga. Öeldakse, et poliitik kõige täpasem asi üldse. Kõige täpasem. Ja selles suhtes tõesti müts maha nende venelaste ees, tatarlaste eest, kes seal meiega koos elasid, kes täpselt samuti andsid endast kõik. Aga ma mõtlen tänapäeva noored ja ka ma mõtlen ka oma lapsi, et ega nemad ka ei tulnud huvi, mis oli siis. Nad ei nagu ei usu, see on nende jaoks nagu film või mingisugune, kuskil oli midagi. Mina olen Juta Meerits, sündinud Raaga. Küüditati mind Viljandimaalt Kabala vallast ja saadeti Novosibirski oblasti Krasnodjorski rajooni 49. aasta märtsis. Ja seal ma olin kuni 54. aastani ja siis värbasime endid kaugitta, sest tuli välja seadus, et kes kaevandusettevõttes töötavad 3 aastat, need vabastatakse asumiselt. Ja see oli ainuke päikesekiir, mis andis lootuse tagasi saada. Ja seal me vabanesime
58. aastal ja noh, ja siis saime sealt tulema, ema oli veel õega seal Krasnosjorski rajoonis Novosibirski oblastis ja see oli vist aprillikuu siis 58, kui jõudsime Põltsamaale. Mis oblast see oli? See Kaug-Idas me olime Amuri oblasti, Raitsihinski linn. Sealt oli siis Amuri jõeni 40 kilomeetrit ja Amuri jõge oli ühtlasi Hiina piiriks. Sel ajal oli suur sõprus hiinlastega ja hiinlased käisid meil külas, võtsime lilledega neid vastu. Mul on praegu veel üks postkaart sellest ajast mälestuseks. Hiina onnide suitsud paistsid ära selge ilmaga meile. Ja teie olite kogu aeg koos seal selles külas, jah? See on linn. Linn ja muidugi. Ja nüüd ka ei saa eraldi kuidagi olla. Nii lähedal elate siin. Järgmine. Minu nimi on Eevi Iskül. Neiupõlve nimi Koha. Küülitati Järva-Madisest Järvamaal. Vane isa töötas metsavahina. Õde sündis Venemaal. Küülitati Krasnojarski kraisse. Siis oli Novoselovski rajon. Derevnia Perova. Olin 6-aastane. Käisin seal kuni 6. klassini. Tulime tagasi 56. aastal oktoobrikuuses. Ja siit ma läksin siis 5. klassi, kuna ma eesti keelt ei osanud, ei rääkidagi, mis siis kirjutamisest ei rääkida veel. Ja läksin Albu kooli, pärast Aravete kooli, edasi. Ja siis olin Jänede põllumajandustehnikkumis. Mina olen Aime Merimaa, neiupõlve nimega Leevet. 49. aastal märtsikuuses küüditatud. Isa oli mul ennem arreteeritud aasta ennem 25+5 poliitiline. Ja meid küüditati ka Järva-Madisest. Emaga koos 2 olime ja viidi meid Krasnojarski kraisse Novosjolovo rajooni firma number 2. Koolis käisin Jenissei ääres kohe ja muidugi ma olin seal, kus olime Kurla kallis Tšernenko. Eks tema käis ka kindlasti koolis, nii et kallis koolivend on. Peale sulle teie hakkame ütleme äkki. Või jah, veel topelt. Just. Nii, see aitabki. No aitab siis, nii järgmine. Kui seda suur siis saaks. Mina olen Lembi Stamm, sündinud Sakne, sündinud Venemaal 54. Isa saadeti Venemaale 45, sai ka 25+5, kuna ta sõjast üldse osa ei võtnud, kuna ta oli ühest silmast jumalast pime. Aga kuna ta oli rahvuselt sakslane, oskas ta saksa keelt ja käis muidugi tõlgina tööl üle tänava, kuna ta töötas ise loodusmuuseumis, oli liblikapüüdja, mille ta mullegi selgeks õpetas. Siis käis Pagari tänaval tõlgiks ja sellest piisas. Sai 25+5. Ema oli sündinud Kolgajanis. Tal oli vend, tädi ja vanaema. Vanaisa on surnud 40 ja 49 või jah, sõja ajal veel, kui sakslasid sisse tulid Kolgajani, võtsid muidugi onu, viisid võtsid saksa sõjaväkke ja 49 märtsis tulid siis püssimehed keset tööd. Ja muidugi saadeti Venemaale. Isa ja minu onu tutvusid Baikonuri kosmodroomi ehitusel ja siis, kui sealt vabaks said, siis olid isal hambad suust välja pekstud juba Pagari tänaval, tal polnud ühtegi hammast suus. Ta oli kiilakas, alles
seal hakkasid jooksud uuesti kasvama nii onul kui isal. Ja kui vabaks saadi, ei lubatud Eestisse tulla, aga onu sai läbi kirjade teada, kus kohas õde, ema ja tädi asuvad, mis kutsus ka minu isa sinna elama. Seal ta sai tuttavaks. Mina sündisin 54 ja Venemaa mälestustest on säinud suhteliselt sellised head momendid, kuna noh, mis oskab öelda laps. Ma olin peaaegu 8, kui ära tulime 62. Jooksime ringi, ajasime seal sigu taga. Ega seal ei olnud sigadel niimoodi, et oli laud, kes tahtis, muidugi kellel oli muidugi siga. See võis kinni püüda ükskõik kelle sea, löödi maha, peeti pidu, söödi kõik ühiselt ära, aga see, kellel siga ei olnud, ega see siga ei tapnud. Selles suhtes oli kord majas. Ja kui olid palgapäevad, siis lendasid noad. Mängisime kõrval, kui ühel tataaril legati kõrv peast maha jooma käigus. Järgmine päev lepiti ära, jälle korras. Ja no muidugi majad olid sellised, et vitstest olid tehtud sellised sõrestikud, lehmasõniku ja saviga. Seal me ka pletserdasime, sees tehti siis maja. Seinad vihmaga siis jooksisid kuigi palju ja mina mängisin härja seljas. Hästi selline tohutult suur härg. Noh, ta oli nagu veoärg seal ja kõik, aga see ärgi sain joodikuid. Ja muidugi üks pisike väike vanamees tuli mäest alla igasuguse suure kisaga ja muidugi mina seal härja seljas koos kassi poja ja pardiga. Seal me kogu aeg istusime ja muidugi isa oli mul välsker siis seal. Eks ma siis isa tagant varastasin süstlad, vett sisse ja härjale, kus sain, sinna ma torkasin. Ja muidugi sain siis härja, kes muidugi sabaga üle tulija. Ja noh, härg nägi siis, et see mees tuleb, aga tal oli vaja mind ju maha sealt ajada. Siis ta hakkas nihelema, muidugi mina kukkusin maha sealt koos oma 2 kaaslasega. Kas pani muidugi siis jooksu, kus see pardipoeg läks, seda ma ei tea. Ja muidugi see härg meele järgi, mees ees jooksu. Ja muidugi mees jooksis siis meie maja taha. Härjal muidugi suured sarved, võttis selle 2 seina sarvede otsa, korra raputas ja oligi majast ainult rusud. Ja mina vahin siis otsa, jooksen siis, noh, mina kutsusin vanaema mammaks. Mamma, meie maja pole, mamma, meie maja pole. Nemad tulevad välja, vaatavad, ainult tolmuunik. No tähendab, mina olen Astrid Brandmeister, neiupõlve nimega Gutmann. Ära viidud 49. aastal Novosibirski oblastisse Krasnojarski rajooni ja me sattusime sovhoosi. Vaat seal ka oli tutvusmängus. Meiega kaasas oli üks Venemaa eestlane, kes teadis juba, meie muidugi ei teadnud, et sovhoosis makstakse rahapalka ja kolhoosis saab vilja või midagi, kui üldse midagi saab. Noh, ja me sattusime sovhoosi ja me olime täiskasvanud inimesed, isa, ema ja mina ka juba 16 aastat vana, tähendab täis tööjõus inimene. Ja noh, ma ei tea, meil läks seal siis üsnagi nii suhteliselt, sest ega alguses ei olnud meil kellelgi midagi. Aga noh, kui mingisugust rahapalka hakkas juba saama, siis vähemalt võisid valida, kas ostsid puudajahu selle kuupalga eest või ostsid panketäie kartuleid. Noh, kah mitmekesine toitumine. Kohte? Mis asi? See koht, kus olid? See oli Novosibirski oblasti Krasnojarski rajoon. Ja sovhoos oli üks lambakasvatuse sovhoos, Saprudihinski. No jah, ja sealt siis, aga meil oli õnneks oli meil
üks niisugune noor edumeelne komandant vististi. Ma mõtlen, ta oli ka vist saadetud sinna mingisuguse patu pärast, sest noor sõjaväelane, ma ei tea, millised kupud tal peal olid. Aga noh, see meie järel valvamine ei olnud ilmselt sobilik töö ühel sõjaväelasele. Aga ta suhtus hästi, ta hakkas kohe ajama lapsi kooli. Ja noh, siis kes siis võis, see läks. Minul oli siis võimalus minna, sest isa ja ema käisid tööl, mina võisin minna. No ja vaat seal oligi siuke lugu, et rääkida ei osanud, olgu peale, et vene keel oli 5 koolis siin. Seal kuulasin suu ammuli ja kui siis esimene etteütlus tehti, no mul on tõesti kahju, et seda alles ei ole. Seal oli punaskirja küll rohkem kui midagi muud, sest kas kirjutasid mingisuguse sõna nii pika või tegid ühe sõna sedasi juppideks, aimugi ei olnud. Keemiatunnist toodi midagi, anti nuusutada seal, mis asi see on. Noh, aimugi pole, mis asi on uksusnägislota. Ja kui siis saime nuusutada, on see Püha Peetrus, lihtlabane äädikas. Ja tuubi, mis hullu selle äädika omandusi. No jah, ja nii siis oligi, siis seal läksin 7. lõpetasin seal koha peal, rohkem ei olnud, siis rajooni keskusesse keskkooli, 3 klassis oli 30 kilomeetri kaugusel. Ja sealt siis üritasime muidugi minna edasi õppima. No, see edasi õppimine oli ka niimoodi, et jooksime Novosibirskis läbi kõik koolid, mis me vähegi nägime ja kuulsime, kuskil enam sisse ei saanud, mõnda lihtsalt ei võetud. Mõnda oli juba vastuvõtmine lõpetatud ja me siis pääsesime lõpuks puhta kohta 4 tüdrukud igaks, muidu enne tahtis kuskile mujale minna, aga me saime siis medkooli. Ja seal siis direktor kinnitas, et te olete keskkooli lõpetanud, et te nagunii lähete järgmine aasta minema. Me andsime sõna, et me ei lähe järgmine aasta minema. Aga siis tuli see, noh, need numbrid ja need asjad on, mul on see 54. leping on alles, millega siis värvati Kaug-Ida söökaevandustesse 3 aastaks. Ja kui seal ära töötad, siis võetakse maha kõik piirangud. No siis muidugi oli minek. Kõik need 5 aastat suurt punnimist, et kuskile paremale tööle või kuskile kooli saada, need olid maha visatud muidugi ja läksime siis Kaug-Idasse. No jah, seal olimegi 3 aastat muidugi, jah, lasti kah lahti peale seda, kui 3 aastat täis sai. Aga noh, Venemaad ja Vene seadusi ei tea ju iiagi uskuda. Need, kes minemata jätsid, need hakkasid varem lahti saama kui meie. Aga noh, muidugi lahti saime ja noh, kõik. 58. tulime tagasi. Mina sai käia koolis ainult 3 kuud. Sain kooli ja see oli ka niimoodi, et kõik oli segapudru. 4 klassi ainult oli seal. Kokku oli meil vist 11 õpilast. Ja siis ma jäin haigeks. Ja sinna see aastakene mul läks. Järgmine aasta tulime ära, läksin siin uuesti. Ega ta vist oligi igal pool sedasi, kus olid need väiksemad kohad. Seal oli 4 klassi, mina olin ka 4 klassi oli seal ja siis läksime 30 kilomeetri kaugusele. See oli tsentraalne, see oli Jenissei ääres seal. Internaadis olime ja elu oli ilus, seda kedagi. Kas saime auto peale, see oli arudlane asi, kui sa auto peale said traktoriga need suured kärrud, mis olid lindtraktori eest vedas, saime nädalavahetusel, vahest saime koju ka veel ja vahest oli meie jala see 30 kilti ja mondid ulgusid ka kuskil seal ja lumi oli ka igavesti sügav ja hommikuvara tulema, õhtuks kohale saada. Ja lubjapildid olid jalas, fufaika oli seljas. Kõige parem riietus, nii suhe, et lassaga olla. Mul on praegugi süku faika olemas. No, nii kerge, või tähendab ja soe ja puid tuua ja mina panin uue selle peale selle viide ühest kitlist ja väga hea riietus on tõesti.